Suitsupääsuke on kõige suurem pääsulane, erakordse sabaga lind. Vanasti pesitses ta korstnais, kuid tänapäeval on ta neist meeldivalt tahmastest elupaigust võõrdunud ning ehitab oma pesa mujale. Peenemad harksabad väldivad saviplonnidega jändamist ning kolivad moodsasse tehispessa, mis ühele stiilitundlikule linnule ometi igati sobilik on. Kõige tavalisemal külapääsukesel tuleb siiski leppida mõne emase liigikaaslase meistritööga. Paraja pesa ehitamiseks kulub eesrindlikul emaslinnul üle 1000 suurepärase savitüki. Isaslind viibib ehitustööde ajal oma varsti valmiva kodu läheduses ning laulab ja kakleb. Varitseb suitsupääsukest kõikjal. Iga pääsuke teab, et Itaalias, Hispaanias ja Lõuna-Prantsusmaal püüakse ning süüakse pääsukesi ning et daamid ehivad nende tiibadega oma kübaraid ja et hingamishäiretega kodanikud tahavad nahka pista nende väikese südame ja mõned veel ihaldavad ka nende sappi, verd ja ajusid. Siin samas lähedal luusib ringi kodukakk. Vahemere laevadel suvatsevad tuuletallajad ja õgijad siin näljase pilguga hirmutada ning suured lendavad putukad saavad siin ja seal ootamatult ning täiesti kustumatult otsa. Ilm on niigi kogu aeg vale ja sugugi mitte nii nagu vanasti. Ning tagatipuks võib Sahara kõrv vahel ületamatult pikaks venida. Samamoodi nagu tuul puhub kohati absoluutselt ebaõigest suunast ning seetõttu läheb rännak ju täiesti sassi. Ja oma meeldiva Eestimaa hobulauda asemelt tuleb tuule tujutusest tingituna elama asuda hoopis kes teab kuhu ja kellega. Ja see ei ole veel kõik. Savi on linnas puhta otsas ja vahel läheb nii ootamatult külmaks, et isegi vähemaitsvad putukad kaavad nagu maa alla ja pääsukesed jäävad trobikonniti magama. Ja mis on kõige kummalisem, õhtuti ei pääse lauda uksest sisse.
Mu sõbrad, mul on teile häid uudisei. Nimelt on jõudnud kohale ka need külalised, keda me kõige rohkem siia oleme oodanud, ehk siis linnud. Loodame väga, et peatselt me kohtume lindudega ja enne linde veel pisikene tegemata jätmine veel meil on, et oleks üle veel anda üks tähtis kingitus ja Riho vist võtab sõna selles osas. Mikrofoni haaran siit kohe. Mul pikka juttu ei ole, et siia nende linnutoidupakkide taha on jäänud üks pilt ja see on üks neist piltidest, mida me nägime täna siin seinal, kus peal, nagu ma enne rääkisin, on üks suitsupääsukese pesakond ja väikesed aplad pojad, kes kogu aeg tahavad midagi ja see nõutu näoga vanalind siin peal vaatab ühele ja teisele poole, on pisut väsinud, aga nagu enne ütlesin, silm särab endiselt. Ja siin saalis on üks selline mees, kes sarnaneb selle vanalinnuga, kes toidab neid poegi nagu oma pesakonda ja see on ornitoloogiaühingu praegune vedaja Andres Kalamees, kellele selle pildi ornitoloogiaühingu töötajate ja nõukogu poolt tahan üle anda ja minu arvates ta sarnaneb selle pääsukese vanalinnuga natukene ja ornitoloogiaühingu liikmed on justkui need pojad, kes nõuavad kogu aeg midagi ja tahavad hirmsasti ja Andres, ära väsi. Ja nüüd on mul hea meel öelda, et ekraan kerkib peatselt ülesse, meie pildimasin läheb kinni ja meie ees on siis, ma neid linde veel ei nimetaks nimepidi, aga kes nendega kaasas on Fred-Erik Johansson.
Me täname Fred-Eerikut, tuvisid ja viirpapagoid selle kõige eest, mis me saime siin. Ja meie pidulik suur linnuõhtu hakkab sellega lõppema. Ja enne, kui me siit saalist lahkume, siis ma tuletan teile meelde, et seal taga laudade juures on värsked tiirutajanumbrid, kus on sees väga palju ilusaid, vist küll pääsukese pilte võib arvata. Nii et kontrollige kindlasti seda asja seal ja kes nüüd fotograafid olid ja auhinna said, siis ärge unustage neid jõulukingitusi lindudele ka siia. Et ma tänan siis Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tallinna Linnuklubi nimel, et te tulite. Aitäh ja järgmiste kohtumisteni!